Mina olen Liina ja seegi raamat, mida ma tutvustan, ei ole ilmunud just väga viimasel ajal. Tegemist on BBC telesarjal põhineva teosega Sugupoolte heitlus loomariigis, autoriks John Sparks. Alapealkiri Seks ja looduslugu. Ja loomulikult, kui sa näed raamatut, mille juba pealkirjas on sõna seks ning kaane peal paarituvad lõvid ja suur foto, siis on see parajalt provokatiivne. Ning teda lugema hakates, ma arvan, ei ole põhjust pettuda. Ilmunud juba 2001, üsna varsti peatselt peale oma ingliskeelset originaali, sisaldab tõesti väga huvitavaid ja häid fotosid rikkalikult väga erinevatest liikidest ning käsitleb erinevaid teemasid nii sellest, mis eelneb paaritumisele, sellest aktist endast, kui sellest, mis järgneb, kes siis järglased üles kasvatab, kuidas on perekondlikud ja ütleme isendite vahelised suhted. Ja viimane peatükk arutleb ka selle üle, et miks üldse midagi nii energeetiliselt kulukat, kallist ja potentsiaalselt isegi ohtlikku nagu suguline paljunemine peaks ette võtma, kui on ometi olemas palju vähem ohtlikke, palju kindlamaid võimalusi nagu kas või iseenese kloonimine. Ja maitseprooviks jagan teiega mõnda fakti siit taga kaane pealt. Juhuks, kui te ei teadnud, siis nui vähikopulatsiooni elund on temast kuni 20 korda pikem. Aga üks pulmnev lõvipaar, keda jälgiti Serengetis 2,5 päeva, paaritus selle aja jooksul 157 korda, tõmmates vahepeal hinge keskmiselt 21 minutit. Aga siilid ja okassead paarituvad väga ettevaatlikult. Tähelepanu, tegemist ei ole nalja, vaid siiski teadusliku teosega. Isastel siilidel ja okassigadel siis on pikad peenised, aga indlevad emased langetavad seljal oma okkad. Ja tuleb ka tõdeda, et mõnedel isastel ämblikutel, kõigil lõhedel, kalmaaridel ja kukkurhiirtel järgneb suguühtele surm. Egas muud kui vutt raamatupoodi või antikvariaati raamatut otsima ja siis nautige.